Lihtne otsing internetis kaalulangetusravimiga Ozempic andis täna välja ridamisi erinevaid portaale, kus seda saab ilma retseptita soetada. Ravimite müük apteekides on meil tegelikult väga hästi ja konkreetselt reguleeritud. Paraku vohava salaturu vastu aga võitlus käib. Inimesed soetavad ravimid mujalt kui legaalsest apteegist. Nad ostavad need erinevatelt veebilehtedelt, foorumitest, käest kätte, kuulutusportaalide kaudu ja nii edasi. Ja see on, mis liigub, ei ole kontrollitud. Et meie koostööpartnerid on ju leidnud nii Tollist kui ka Ravimiametist erinevaid veebilehti, on nüüd sulgenud. Toll on tegelenud sellega, et on ebaseaduslikke ravimeid korjanud ära nagu piiri pealt erinevate inimeste käest või postisaadetistest. Ja me oleme täna olukorras, kus inimeste teadlikkus on pigem tagasihoidlik. Teadmised sellest on tagasihoidlikuid, kuid siin kihutab klienti tagant kindlasti hind, mis sotsiaalmeedias pakutavate toodete puhul on väga atraktiivne. Puudub piirang retsepti näol ja muidugi pole vähem oluline näiline privaatsus, kus ei pea oma sooviga perearsti poole pöörduma. 2024. aastal me avastasime kuskil circa 450 ravimijuhtumit. Nüüd eelmisel aastal oli see number juba 750 ja selle aasta esimese 3 kuuga on see juhtumite arv üle 200 juba. Väga palju tegutseb selliseid müüjaid tellitud ravimite lähteriikide vaates Ameerikas, Saksamaal ja Türgis. Kuna see mass on suur, siis lihtsalt ei ole võimalik puht füüsiliselt kõike kontrollida. Ma tõstataks kindlasti üles, et meil on täna ikkagi palju inimesi, kes käivad idapiiri tagant omale tablette ostmas. Nimelt ütleb Ravimiamet, et sul on lubatud tuua 10 erinevat nimetust, A5 originaali, aga oma kasutuseks, kui sa reisil oled, aga meil on teatud prouad ja härrad, kes käivad iga päev ja neil on iga päev kaasas 10 erinevat nimetust A5 originaali. Küll me võitleme selle vastu, meil on need inimesed teada ja ega see neil läbi ei lähe. Tuuakse lisaks Venemaale ravimid sellisel teel sisse ka teistest kolmandatest riikidest, kus piirangud ostmisel leebemad. Õnneks pole teada Eestis juhtumid, kus sellisel teel ravimi tellija oleks saanud tervisekahjustuse. Meil on ikkagi viimastel aastatel Euroopas juhtumid, kus inimesed on tarvitanud enda arvates ravimit, aga see on lõppenud väga tõsiste tervisekahjustustega, mis on viinud nad erakorralise meditsiini osakonda või lausa lõppenud surmaga. Kuidas ise näete, mis ravimigrupid need sellised on, mida siis kõige rohkem ikka otsitakse kuskil sotsiaalmeediast või sellistest libaapteekidest? No kaalulangetusravimid on kindlasti tõusev trendis, erinevad steroidid, psühhotroopsed ained, seda tüüpi ravimid, mida inimesed võib-olla, me kasutame väljendit, võib-olla ihaldavad saada, on neil mingi hirm, mille pärast nad ei soovi seda minna küsima siis konsulteerima oma arstiga ja sellisel juhul on läinud lihtsama vastupanu teed, otsivad neid, tekib siuke turvatunne, et ma võin ju veebist tellida, sotsiaalmeediagruppides saada. Sellisel teel ravimite soetamine ja levitamine on seadusega karistatav.